Tere! Mina olen Anne Rähn. Mina töötan Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöökorralduse õppejõuna juba 9. aastat. Ja mind on aidanud siin sellel kohal püsida ja südamega oma tööd teha minu hea töökollektiiv ja meie väga toredad ja õpihimulised sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse tudengid. Olen läbinud ka võlanõustaja täiendkoolituse, praktiseerinud Pärnus mõnda aega võlanõustajana ja oma eelmisel töökohal oli üheks minu ülesandeks sisustada võlanõustamise kui sotsiaalteenuse mõiste. Pärnus praktiseerides oligi mul siis hea võimalus viia kokku teooria ja praktika. Ja täna tahaksin arutleda teema üle, kas kulutada või kokku hoida. See on küsimus. Etteruttavalt võiks öelda, et toredad tegevused mõlemad, nii kulutamine kui kokkuhoid. Aga seda ainult juhul, kui me suudame nende kahe tegevuse vahel tasakaalu hoida. Eestis on läbi viidud päris mitmeid uuringuid ja küsitlusi saamaks teada, milline on meie inimeste finantskirjaoskus, ehk et siis rahatarkus. Ja mis nendest uuringutest siis on selgunud, umbes 10–11% meie inimestest, ainult 10–11% peab enda rahatarkust piisavaks ja umbes 39% arvab, et need rahatarkused on enam-vähem piisavad. Veel ütleb statistika, et kusagil 1/3 meie leibkondadest elab tegelikult igakuiselt nõnda öelda peost suhu. Ehk et kõik, mis siis tulud saadakse, kõik need kuu lõpuks ka kulutatakse. 3. mai Aktuaalses Kaameras toodi välja veidi statistikat meie rahatarkuse kohta ja selgus, et kusagil 2800 eurot on siis tarbija laenu või tarbijakrediidi jääk ühe leibkonna kohta siis tasuda ja näiteks krediitkaardi siis ühe laenu jääk on umbes 700 eurot. Eluasemelaen on umbes 42 000 eurot siis ühe laenu kohta. Kuidas nende laenudega toime tulla? Tänasel päeval paljud siis pangad ja teised krediidiasutused pakuvad inimestele maksepuhkuse võimalust. Maksepuhkust antakse tavaliselt 6 kuud kuni aasta, kuid ärgem unustagem, et 6 kuud möödub kiiresti. Kes on saanud sellel kevadel 6 kuuks laenupuhkust, teavad, et sügisel tuleb hakata tagasimakseid tegema. Tagasimaksed langevad perioodile, kus kommunaalkulud suurenevad ja kindlasti ka laenu igakuised maksed on suuremad, kui nad olid enne siis maksepuhkust. Selle kõigega tuleb arvestada. Nüüd minu kui võlanõustaja kogemus ütleb, et üsna sageli proovitakse hakata kiiresti tulekahju kustutama. Ehk mida tegema? Refinantseerima. Võetakse uus laen ja sageli tarbimislaen, sealhulgas kiirlaen selleks, et eelmist laenu kustutada. See ei ole kindlasti mõistlik tegevus. Soovituseks siin ikkagi pöörduda siis kas uuesti või esmakordselt oma siis
võlausaldaja poole, kelle käest on laenu võetud ja proovida läbirääkimiste teel saavutada endale parim lahendus siis laenude tagasimaksmisel. Milliseid võimalusi veel on enda rahaasjade kontrolli all hoidmiseks? Pärnu kolledži tudengid, sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse 2. aasta tudengid tegid siis võlanõustamise aines sellel aastal kodutööna, koostasid 1 kuu pere-eelarve. Ja tuleb öelda, et tegelikult selle aine raames on juba aastaid ka eelmistel ainetel osalevad tudengid seda pere-eelarvet koostanud ja tulemused on küllalt sarnased. Mida siis tudengid välja tõid, mis võiks ka meile kõigile mõtlemisainet pakkuda? Kõigepealt kõige suuremad kulud. Kõige suuremad kulud lähevad leibkondadel toidule. Ühest küljest, kui lähevad kõige suuremad kulud, siis leidsid tudengid ka, et kõige rohkem kokkuhoiuvõimalusi on siis toidult. Ja mida konkreetselt välja pakuti? Esimesena muidugi minna poodi koos ostunimekirjaga, et ei tekiks emotsioonioste. Tänane päev on meile õpetanud, et toidukullerite kasutamine on kindlasti ka üheks võimaluseks hoida kulusid kokku, ehk et toidukullerilt tellime ju nimekirja järgi. Kindlasti oli ühe sellise kuluartiklina välja toodud väljas söömine. Et see kindlasti on koht, kus siis saab eelarvet veidi kokku hoida. Peale toidukulude soovitati või jõudsid tudengid analüüsi käigus selleni, et tuleb üle vaadata enda lepingud, eelkõige näiteks sideteenuste lepingud. Üks tudeng oli nii aktiivne, et siis muutis enda sideteenuste lepingut juba selle eelarve koostamise käigus ja kuu lõpuks oli tal kokkuhoid 14 eurot. Muidugi soovitati veel ka taaskasutust, rohkem siis taaskasutuses olevaid asju tarbida. Ja mida tudengid leidsid, et mis see annab neile veel peale selle, et tekivad niisugused reaalsed võimalused kokkuhoiuks. Oli välja toodud, et näiteks, et mõned üsna niisugused emotsionaalsed väljaütlemised, et ma olin šokeeritud, et mul läheb toidu peale nii palju kulusid, ma ei teadnudki seda. Või siis, et eelarve koostamine andis mulle kätte need kitsaskohad, tõi paberil mustvalgel ette need kitsaskohad, mida ma varem ei osanud üldse nähagi. Ja ühe tudengi selline emotsioon oli eriti hea, kuna tema siis oma kitsaskohtade äramärkimisel ja oma erinevate selliste ostude ülevaatamisel leidis, et tema kuu siis sissetulekuid on võimalik suurendada 50 euro võrra, ehk et kulutusi vähendada 50 euro võrra, et see oli hästi emotsionaalselt niisugune tore teada saamine. Mida pidasid siis tudengid kõige olulisemaks pere-eelarve pidamise juures? Võtaksin selle kokku ühe tudengi väljaütlemisega, et kui kõik numbrid on paigas, siis tekib rahulolu, et kontroll on minu käes. Kui tudengeid uskuda,
ja miks mitte seda teha, siis on üheks võimaluseks oma kulud kontrolli all hoida, koosta pere-eelarve ja analüüsi ning tee järeldused. Lisateadmiste saamiseks vaadake infot Finantsinspektsiooni tarbijalehelt www.minuraha.ee. Probleemide tekkimise korral on kindlasti üheks võimaluseks pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes siis vajadusel suunab võlanõustamisele. Tasub teada, et võlanõustamisteenuse üheks eesmärgiks on ka ennetustegevus. Ehk et ei pea võlanõustaja juurde pöörduma siis, kui juba probleemid on sügavad, vaid kui te tunnete, et teil hakkavad tekkima esimesed küsimused, siis kindlasti tasub sotsiaaltöötaja kaudu võlanõustamise teenusele end lasta suunata. Ja mida öelda kokkuvõtteks? Rahatarkus, nagu iga teinegi tarkus, tuleb õppimise ja kogemustega. Olgem siis hoolsad oma rahaasju oma kontrolli all hoidma, et seda ei teeks keegi teine teie eest. Aitäh teile!